Iraani reaktsioon USA merejalaväelaste saabumisele Lähis-Idasse 30. märtsil 2026 muutus just konkreetsemaks. Teheran ei vastanud ainult sõnadega. Režiim reageeris ametliku ähvardusega, lükkas avalikult tagasi Washingtoni nõudmised, jätkas surve avaldamist Hormuzi väinas ning korraldas uusi rünnakuid Iisraeli ja Pärsia lahe energiaalaste ja tööstuslike sihtmärkide vastu. Iraani hoiatus ei piirdunud pelgalt retoorikaga, vaid sellega kaasnesid ka konkreetsed sammud. Esimene asi, mida Iraan tegelikult tegi, oli oma ametliku seisukoha karmistamine. Välisministeeriumi pressiesindaja Esmail Bagai ütles, et Ameerika Ühendriikide esitatud rahuplaan oli liialdatud, ebarealistlik ja ebamõistlik. Samal ajal käsitles Iraani parlamendi esimees Mohammad Baqir Ghalibaf Ameerika vägede saabumist kui maapealse sissetungi märki. Ja tema sõnul, nagu teatasid Associated Press ja Iraani riigimeedia, ootasid Iraani väed Ameerika sõdurite sisenemist Iraani pinnale. See tähendab, et sihikule võetakse ka nende piirkondlikud partnerid. See tähendab, et Iraan vastas, öeldes selgelt, et peab sõjalise kohaloleku tugevdamist otseseks ohuks. Teiseks, Iraan jätkas sõjalise surve avaldamist samal ajal, kui merejalaväelased saabusid. Praktikas see ka ilmnes. 29. märtsil tabas Iraani rakett või selle tõrjumisel tekkinud rusud tööstuspiirkonda Neot Rovavis Berševa lähedal. Koha peal asuvad keemia- ja tööstustehased ning tuletõrjujad piirasid piirkonna ohtlike materjalide tõttu sisse. 30. märtsil tabasid uue rünnaku käigus alla tulistatud raketirusud Haifa rafineerimistehase bensiinipaaki ja tööstushoonet. See näitab, kuidas Iraan sihib tundlikku taristut, et tõsta sõja majanduslikku ja psühholoogilist hinda. Kolmandaks laiendas Teheran sõnumit ka väljapoole Iisraeli. Associated Press teatas, et sama eskalatsioonisükli käigus tabas Iraan Kuveidis asuvat elektri- ja magestusjaama. Samal ajal peatas Saudi Araabia 5 raketti, mis olid suunatud nende idaprovintsi poole, mis on nafta jaoks eluliselt tähtis piirkond. Samuti toimus rakettide tõrjumine Dubai kohal. Ja veel üks Iraani ballistiline rakett sisenes Türgi õhuruumi, enne kui see tulistati alla NATO õhutõrje poolt Ida-Vahemerel, teatas Reuters. See vastab küsimusele, kus see reaktsioon toimub. Mitte ainult Iisraeli territooriumil, vaid kogu Pärsia lahe strateegilises vööndis ja selle ümbruses. Neljandaks kasutas Iraan jätkuvalt Hormuzi väina poliitilise ja majandusliku relvana. ÜRO Julgeolekunõukogule ja rahvusvahelisele merendusorganisatsioonile saadetud märkuses teatas Teheran, et ainult mittevaenulikud laevad võivad väina ületada, tingimusel, et nad kooskõlastavad ületamise Iraani võimudega. Sama märkus välistab laevad, mis on seotud Ameerika Ühendriikide, Iisraeli või nendega, keda Iraan nimetab agressiooni osalisteks. Tegelikult kinnitab see, et Iraani reaktsioon hõlmab valikulist laevaliikluse kontrolli ühes planeedi tähtsaimas koridoris. See pole ainult sõjaline ähvardus, vaid otsene surve energia, kaubanduse ja ülemaailmse varustamise suhtes. Viiendaks andis režiim märku, et võib poliitilist lõhet veelgi süvendada. Reuters teatas, et Iraani parlament kaalub võimalikku lahkumist tuumarelva leviku tõkestamise lepingust. Sõnum on selge. Kui Ameerika sõjaline kohalolek jätkab kasvamist ja sõda edeneb, võib Iraan vastata ka tuuma- ja diplomaatilisel tasandil. Ameerika poolel laiendas merejalaväelaste ja 82 õhudessantiviisi vägede saabumine Washingtoni võimalusi. Sealhulgas operatsioonideks, mis on seotud Hormuzi, Kargisaare ja Alvusega Iraani territooriumil, teatas Reuters. Just seetõttu oli Teherani reaktsioon nii karm. Režiim mõistis, et tegemist ei ole ainult kaitsejõudude tugevdamisega. Iraani jaoks avab nende sõjaliste jõudude saabumine naabrusse tee sõja agressiivsemale faasile. Ja miks? Sest Teheran tahab näidata, et iga samm maismaa sissetungi suunas toob kaasa regionaalse, majandusliku ja sõjalise vastuse. Iraan vastas konkreetsete meetmetega, et näidata oma kavatsust tõsta eskalatsiooni hinda.